nutiseadmed. Ma olen Sandra Elisabeth ja ma käin 5. C-klassis. Tere, minu nimi on Kaisa ja ma käin ka 5. C-klassis. Tere, mina olen Iiris ja mina käin 5. B-s. Tere, mina olen Lenna ja ma käin 5. C-s. Me tegime kooli peal vahepeal nutiseadmete kohta intervjuusi ja me võtame neid põhimõtteliselt kokku. Paljud õpilased ütlesid, et nad on praegu meie reegliga rahul. Ja minu meelest just õpilased ütlesid, et nad tahaksid niimoodi, et tunni ajal tõesti ei või olla, aga vahetunni ajal nad ikkagi tahaksid olla. Aga õpetajad just ütlesid vastupidi, et neile just meeldib. Direktori arvamus oli see, et oleks natuke rangem, sest praegu on nagu päris leebe. Ja, et tema arvates võiks üldse niimoodi olla, et me ei võta neid telefoni kaasa. Et no mõndes riikides ongi niimoodi, et ei tohi üldse võtta kooli telefoni kaasa. Näiteks Austraalias ja Prantsusmaal. Ja, mingid võib-olla mingi Leedu või midagi oli veel vist või? Leedu ja Läti. Ja, et siis mida meie arvame meie siis koolireeglist ja kuidas siis meie õpilased kokkulepetest kinni peavad ja kas nad peavad? Minu meelest on vahel seda neid, kui õpetajad nagu ei ole kuskil näha, siis ikka nagu oldakse. Ja vahepeal ongi niimoodi, et õpetaja näeb, ütleb, et palun pane ära, õpetaja läheb minema ja siis uuesti ollakse telefonis. Ja meie koolireegel on, et ainult õues võib olla telefonis vahetundide ajal ja siis tunni ajal ainult siis, kui õpetaja lubab. Nagu õpetus, kui on vaja. Ja, kui on vaja. Et kuidas teile tüdrukud meeldivad? Mul on vahel see, et kui mingis tunnis peame kasutama ja siis vahetund tuleb ja siis vahel on see, et nagu tahaks midagi vaadata, mis ema on näiteks kirjutanud, mingi sõbrad on kirjutanud niimoodi mul on vahel. Ja ma olen nõus, et mulle õues ongi, et kui sa tõesti võib-olla tahad ruttu midagi üle vaadata, siis sa lähed õue, aga mulle meeldib pigem nagu toas sõpradega jutustada või siis õues midagi teha või raamatukogus käia, et minule nagu täiesti meeldib ja minu arust see on nagu väga äge lahendus, et võib-olla õpilased hoopis mõtlevad ringi, kui nad lähevad õue, et äkki tahavad hoopis palju mängida. Jah, aga kui näiteks õues on külmad ilmad, siis sa ju ei taha minna õue, lisaks see kulutab ka telefoni akut ja jah, tahaks nagu ka vaadata vahepeale, mida näiteks sõbrad on kirjutanud või nagu midagi sellist, aga jah, aga ma arvan, et muidu meie need reeglid on väga head, et Iiris, kas sa soovid ka midagi öelda? Praegune reegel on päris normaalne, et nagu saab vahetunni ajal kasutada õues, aga võiks nagu olla siukene aeg, kus saaks nagu olla ikka telefonis. Et võib-olla siis võib ka meid järgmiste teema juurde, et mis on ka võib-olla telefoni ohud. Ma arvan, et telefoni ohtudes on see, et näiteks TikTokis on hästi palju vanemaid inimesi, kes joovad ja teevad siukeseid asju, mida nagu väiksemad lapsed vaatavad, et selle võiks nagu ära keelata. Mis ei ole nagu normaalne ka. Ja, teevad lihtsalt laive ja videosid, kus nad tänavate peal jooberdavad ja ma ei tea, kiirabis ja asju kutsuvad. Jah, et väga palju asju on, mida juba lapsed väiksest peast vaatavad ja praegu üks asi, mida ma arvan, et me kõik teame, kindlasti teame, on Skibidi toilet, mida kõik teavad, sest mingi inimene lihtsalt tegi selle mingi, ma ei tea miks ja ma ei saa aru, kuidas ta magab iga päev, teades, et ta rikkus terve põlvkonna lapsi ära. Aga nojah siis. Ja väga paljud lapsed võtavad nagu sellest eeskuju, kuidas nad tahaksid olla. Ja üldse nagu see sõltuvus tekitab ka, et sa juba mõtledki, et no vaadake seda 5 minutit ja siis teed võib-olla koolitööd ära ja siis tunni aega hiljem siis avastad, et sul on koolitööd tegemata ja aga minna magama. Et see ongi see, et kui sa vaatad, et kui sina olid väike, siis sa ka vaatasid, aga sul ei olnud niimoodi, et praegu kõik lapsed on näha, kuidas kõik nagu aina nooremast peast lapsed hakkavad kandma näiteks meiki, hakkavad nagu aina rohkem täiskasvanikult käituma ja riietuma ja see kõik lihtsalt teeb natuke kurvaks, sest nad tegelikult ju ise, kui mitte öelda, et rikuvad, aga nagu natukene nagu jah, võib öelda, et natukene rikuvad oma lapsepõlve sellega. Nad võtavad igalt poolt eeskuju ja siis nad lõpuks ei teagi nagu ise, et nagu võib-olla mis on nende stiil või mida nad teha tahavad, sest nagu kõik on võetud sotsiaalmeediast.
ja ma arvan, et praegune internet segab väga palju lapsi, sest nagu kui mida väiksemad lähevad koolidesse, siis nad saavad telefonid, et nad saaks vanematele helistada. Aga telefonides on hästi palju ropsõnu, kaklemisi, mõõgavõistluseid ja siis hakkavad väiksemad lapsed rohkem teisi lööma ja õpetajatele vastu nagu haukuma ja ei kuula tunnides sõna ja siis nagu nende aju nagu hakkabki neid rumalusi ja asju vastu võtma ja siis lõpuks nad ei teegi nagu midagi normaalset. Ja üldse telefon nagu segab ka tegelikult õppetööd, et üks soovitus on minult, et kui sa teed koolitööd ja telefon on kõrval, siis häälete peale on väga hea panna, sest kui sul ei ole häälete peal ja siis sa nagu teed koolitööd, keegi saab sõnum, sul on nagu oh my god, mis see on ja siis sa nagu vaatad ja siis sul mõte kaobki ära ja siis hakkadki võib-olla teiste asjadega vaatad, TikTok on ka siinsamas, ma vaatan seda ka võib-olla ja siis see nagu seabki. Jah, et see ei pruugi ka niimoodi olla, näiteks kui näiteks üks laps klassis näiteks, see tuleb ka vanematelt õdedelt või vendadelt, et näiteks kui üks neist hakkab kandma varem meiki või hakkab nagu mingeid selliseid asju rääkima ja nagu vaatama, siis võib-olla mõned näiteks ta sõbrad võtavad ka sellest eeskuju. Ja sa nagu tahad ka populaarsed olla või ka sinna sobituda ja siis nad hakkavadki nagu kurb on näha, kus nad 7 aastat lihtsalt kasutavad mingid 20 toodet, mida neil tegelikult ei ole vaja, et jah. Ja räägime natuke heast poolest, et kas keegi tahab öelda või ma alustan ise? Ma võin öelda, kui keegi ei taha. Et tegelikult on ühes mõttes telefon ka kasu, et sa saadki nagu kaugemalt, kui sul on vaja abi või niimoodi kellega suhelda ja koolitööd on sinna panna, sa ei pea kogu aeg midagi kirjutama ja mõned õpetajad ei ütle ka vaata, mis on kodus teha, et nad paned stuudiumisse või kuskile. Ja üldse tegelikult on ka väga ägeid äppe, mis aitavad sul õppida. Ma ei tea, Duolingo või midagi. Ma võtan üle siit selle sama teemaga, et on ka väga palju neid kasulikke äppe, mis tegelikult või isegi mänge, mis ei pruugi sul olla üdini halvad, vaid võivad hoopis arendada sind. Muidugi mõistus, kui sa nagu teed ja mängid seda nagu sobiva piiranguga, et kui vanemad ei piira seda piisavalt, siis lähevadki sõltuvusse ja siis kõik mõtlevad, et miks meie oma Eesti lapsed on sõltuvuses, aga jah, tegelikult need ei olegi üdini halvad, lihtsalt kuidas neid piirata. Ja telefonid aitavad tegelikult hästi palju õppida. Näiteks algklassides enam väga ei kasutata päevikuid, vaid kirjutatakse stuudiumis, siis saavad vanemad aru ja seal on hästi palju kooliga seotud infosi. Näiteks mingi heategevuskohvikud ja võistlused ja igasugused asjad. Telefon aitab ka suurtematel õppida ja vajalikke nagu infosi leida. Näiteks ChatGPT aitab suurtematel, kes käivad koolides, aitab neile teemasi ja asju leida, et see polegi nii halb. Ja minu arust meil on ka klassis tehtud selline grupp, kus me saamegi küsida järgmiste päevade kohta, näiteks mis meil on vaja teha. Näiteks kodutööd midagi. Või kas me lähme kuskile. Või kui me lihtsalt ajame juttu seal. Ja, või kui me nii kaua. Praegu käib siis sellised uuringud ja mõtted, et kas järgmine aasta üldse keelata telefonid koolides ära, et lihtsalt kas jätta koju või siis tulevad kooli ja siis panevad näiteks väikestesse kottidesse või kappidesse, panevad lukku need ja päeva lõpus saavad kätte. Mis teie arvate? Mina arvan, et see ei ole kõige parem variant. Muidugi see väga palju võiks aidata. Aga samas, kui sa mõtled, et äkki midagi on juhtunud või kas või kõige lihtsam olukord, kui mingi ema ei saa su vende peale võtta, on ju, ja siis, et su vend ei ootaks sealt asjatult mingi 3 tundi, siis sa pead ta peale võtma ja koos temaga minema koju, siis, aga kui su telefonid on seal mingi kapis luku tagasi ja su vendele peab parem kool, siis tegelikult see on väga halb. Ja see võib hästi palju mõjutada ka näiteks tulekahju. Seda on nii nagu ette mõelmata või nagu arvamatu, et näiteks ongi, sa oled lihtsalt tunnis ja siis korraga mingi tuli süütleb
süütab kuskil ja siis sul on lihtsalt telefonid seal kapis, et kuna telefonid praegu maksavad hästi palju ja mõned nagu inimesed ei saa neid endale nagu lubada, siis ongi nagu, et see ei ole nagu kõige parem idee, et ma arvan, et kõige parem olekski, et kui nad jätaks selle koju lihtsalt või siis panevad nagu kotti ja siis ei võta seda välja. Minu arust võiks proovida näiteks 6 aega, et panevadki ära või jätavad koju ja siis 6 aega praeguse reegliga, mis meil koolis on. Minul on see mõte, et lihtsalt osas mul ei olegi nagu, kumma poolt ma olen, aga ma eelistaks praegu, mis nagu praegu on see reegel meil koolis, aga lihtsalt mõtlen, kui see keelatakse üldse ära, siis hakatakse nagu salaja tooma ja üldse võib-olla sul on 2 telefoni ja siis ma arvan, seda jama tuleb rohkem, kui praegu on. Et võib-olla lihtsalt rangemalt vaadatagi, et siis ongi nagu, kui sa oledki telefonis, siis sul ongi nagu kuskil toas või tunni ajal, siis sul ongi siuksed nagu võib-olla rangemad keelud või midagi. Ja üks väga lihtne asi, mida näiteks vanemad saavad teha, panevadki näiteks mängud panevad kooli ajaks kinni, et tegelikult on väga lihtne laadida endale lapsevanema äpp ja siis oma nii-öelda lapsel saab panna ajapiirangud peale, mis minul ka on ja või need üldse, mida? Mul ka. Jah, või siis need üldse mingiteks aegadeks lukku panna. Nii et jah. Ja see ongi näiteks võib-olla kooli ajas ongi nagu võib-olla lukus ja siis üldse päevas ongi nagu mingi, ma ei tea, mingi eraldi aeg, siuke 40 minutit kuni 2 tundi või oleneb, kuidas seal peres reeglid on, aga nii on lihtsam. Aga milleks me siis nutiseadmeid kasutame? Tavaliselt ma ei saa öelda, et ma mängiksin väga palju, aga ma tihti saan ise ka aru, et kui ma olen liiga palju, näiteks mul oli TikTok, aga ma kustutasin selle ära, kuna valin seal liiga palju. Ja tihti me isegi nagu, me ei räägi näiteks oma vanematega, ega me ei helista nii palju, me lihtsalt näiteks räägime oma sõpradega ja sellepärast ongi nagu mõndadel väga oluline, et need nutiseadmed ka ära ei läheks, sellepärast et alati on vaja midagi oma sõpradega rääkida ja nagu ei hakka nagu valetama, et vahepeal ma tahan ka oma sõpradega rääkida, aga siis nagu olen normaalne veits, et nagu kooli ajal nagu ei tohi olla telefonis. Et jah, kas keegi võtab üle või? Ma ei mõtle, et üldse see on ka, nagu ma juba mainin, see väga sõltust tekitav, et see nagu enesekontroll on nagu väga raske telefonis, et sa võid mõelda, et sa oled hakkama, et sul ei ole nagu ajapiiri niimoodi ja siis sa lihtsalt lõpus vaatad, kui palju sa oled olnud. Ma arvan, et siin on juba päris tiinekate jaoks päris popp on Roblox ja tegelikult juba 1. klassist peale. Ma arvan, et enamus messid on mänginud seda ja ega mina ka mängin seda ja siis on ka YouTube, kus siis on põhimõtteliselt videod üle maailma ja siis siuksed chatid, ma ei tea, WhatsApp või Messenger või midagi siukest. Aga jah. Mina isiklikult väga midagi ei kasuta, ma ainult vahepeal kirjutan kellegiga kas Messengeris, Snapis või WhatsAppis. Ja muud asju ma kasutan Instagrami, TikToki ja Stuudiumi, need on kõik asjad, mida ma kasutan. Ma kasutan rohkem telefoni, et olla kas Instas või TikTokis ja ma saadan ühele sõpradele üksteise nagu videosi ja siis mul on nagu rohkem seda aega vahel, aga vahel ka ei ole, et kui ma näiteks kõnnin kooli vahel, siis ma ka vaatan, mis mu sõbrad on saatnud sinna. Igastahes me teeme siis kokkuvõtte, et ikkagi igas peres võiks olla mingi reegel telefonile, et näiteks kui laps tuleb koolist koju, siis ta saab olla näiteks tund või 2, et koolis ja peres on ikka nagu reegleid vaja, et ära nagu täitsa ei ole mõtet keelata, sest niikuinii tuleb seda kasutada, aga ikkagi mingi väike või reegel võiks ikka olla. TikTokis, YouTube'is igal pool on väga-väga palju jama ja sellega lihtsalt peaks arvestama ja mõtlema, et enne, kui sa lased oma lapsel näiteks mingi TikToki alla laadida, et kas see on vajalik, et tal oleks midagi sellist. Jah, mina võtan nüüd võib-olla enesekontroll, mida ma 100 korda siin korrutanud, aga ma kokkuvõttes ikkagi mainin ka seda.
et nagu Iiris ütles, et tõesti vanem võiks ka nagu mõelda, et kui kaua ja või mis ka asja ütles, et mida, et ja siis sa ise võiksid ka mõelda, et võib-olla ka mõne äpiga, mida, kas sul on tõesti vaja ja üldse võid mõelda, oi, ma olen juba tund aega olnud, et äkki see on piisav, et ma teen ka teisi asju, lähen sõbraga, ma ei tea, kuskile välja või noh, midagi niimoodi. Minu meelest võiks olla ka niimoodi, et iga inimene võikski päeva lõpus vaadata, kui palju ta on telefonis olnud ja siis järgmine päev vältida seda olukorda, et ta on nagu vähem. Ja et sa ei saa ikka nagu, kui sa oled lapsevanem, siis sa ei saa nagu täitsa seda telefoni ära keelata, sest siis ta lähebki nagu agressiivsemaks, hakkab rohkem vaidlema vastu ja koolis hakkab käituma halvasti, et Ropendama. ja et sa ei tohi nagu ära keelata nagu väga, et sa annadki lihtsalt mingi, paned koju mingi väikese reegli, et kui näiteks kõik pere tuleb koju, söövad ära, siis kõik on nagu telefonis, et mitte söögilauas üks istub, teine istub ja siis ei olegi nagu mingi pere-dinner. Jah, et aitäh kõigile. Ja aitäh te kuulamast meie Nutiseadme podcasti. Aitäh, et te viitsisite meid kuulata. Ja võtsite aja selle jaoks. Ja järgmise kuulmiseni.